Tere tulemast Musta kasside lugemisse neitsid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 16–22 veebruar. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Nädal algab teil siin ülempreestri kaardiga. Ülempreester on traditsioonide kaart. Ta on lepingute kaart. Ta on millegi ametlikuks tegemise kaart. Et kui teil on mõni asi siin, mõned lepingud vaja alla kirjutada, siis selleks on sellel nädalal õige aeg. Tema on selline traditsioonide austaja, et tema teeb asju nii, nagu asju peab tegema. Ta ei otsi seal mingisuguseid kõrvalteid. Et ülempreester on selline, ta on niisugune juhatuse kaart, et kui te ise vajate õpetust, või tahate hoopis kedagi teist õpetada. Ta on nagu mentori kaart. Selline, kes teab ja näitab õiget suunda. Edasi tuleb siit karikate 6. Karikate 6 on minu jaoks selline pisikeste kingituste tegemise kaart. Ta on selline kaart nagu selline pisikeste heategude tegemise kaart. Selline kaart, et tehakse nagu head sellepärast, mitte sellepärast, et midagi vastu saada, vaid lihtsalt heast südamest. Lähete viite töö juurde kommi, ütlete kellelegi hea sõna, ma ei tea, toote kellegi teise lapse lasteaiast ära, selline pisikeste heategude tegemise kaart. Märkate selliseid inimesi enda ümber ja tahate neile lihtsalt rõõmu valmistada ilma midagi vastu ootamata. Edasi tuleb julguse kaart. No julgust on teil vaja. Siin on nagu, teil on üldse sedasi kuidagi, selle julgusega on niimoodi, et edasi tuleb julguse kaardi kõrval on sauade 9. Sauade 9 räägib sellest, et tuleb see vapruse julgus kokku võtta, sest te tegelikult oletegi võimsam, kui te ise arvate. Ja te võite seda jõudu või sisemist jõudu nagu lasta välja paista. Et teil on seda sisemist jõudu ilmselt vaja, sest mingi etapp hakkab teie elus läbi saama. Siin on ka see illusioonide kaart või selline valikute paljususe kaart. Et see karikate 7 on valikute paljusus. Ega ma ju ei tea, et mis järjekorras nagu need asjad teie elus siin juhtuma hakkavad, aga ma näen seda, et teil on valikute paljusus ja mitte kõik nendest pakutavatest asjadest ei ole nagu reaalselt nagu päriselt olemas, vaid nad on nagu rohkem sellised illusioonid. Et siin on kergesti võimalus sattuda sellesse lõksu ja et seda lõksu vältida, selleks ongi teil vaja julgust ja seda sisemist jõudu. Et nagu teha selgeks endale, mis on õige, mis on vale, mis on tõene, mis ei ole. Et kontrollida kindlasti kõike enne, kui te uskuma hakkate või midagi vastu võtate, mida teile pakutakse või mida te ise näete, et see on hea, aga ma vaatan ikkagi, kas see on nii hea. Sellepärast, et ta tõesti on hea või ta lihtsalt näib nii hea. Aga surm lõpetab ära mingisuguse etapi teie elus. Ja kuna me jõuame nüüd uude aastasse, ehk selle tulihobuse aastasse, siis see võib ka seda tähendada, et see vana aasta lõpeb ära. Et lõpeb ära see vana aasta ja uue aastaga algab midagi uut. Ja kindlasti see tulihobuse aasta toob muudatused teie ellu. Et tulihobune ise on juba selline ettearvamatu käitumisega üks tuline loom, kes mööda taevast ringi kihutab ega lase ennast taltsutada. Et kindlasti toob ta teie ellu samamoodi mingeid muutusi. Ja nädal lõpeb teil siin sauade 7 ja sauade 7 on enese seisukohtade kaitsmise kaart. Et teil ongi sellel nädalal kuidagi palju vaja julgust kokku võtta ja oma tugevust nagu näidata, kaitsta oma seisukohti, olla valmis elu muutusteks, et mida toob siis teile see uus algav aasta ja teha siis vahet tõelisel, mida päriselt pakutakse, mis on päriselt ja sellel, mis ei ole võib-olla nagu nii hea, kui ta üles räägitakse või kui ta tundub.
Aga tulihobuse aasta juurde tagasi tulles, siis eriti märgiline on tulihobuse aasta neile, kes on sündinud 1966, kes sellel aastal oma 60. juubelit tähistavad. Et teile tähendab see aasta seda, et iga 60 aasta tagant jõuame me sellesse samasse aastasse, kus me sündisime. Ehk te olete sündinud 1966, siis oli tulihobuse aasta ja nüüd, kui on 60 aastat möödas ja te olete jälle selles samas aastas tagasi, kus te sündisite. Et tahan teile öelda seda, et kasutage ära kõik selle aasta pakutavad võimalused. Ärge laske mitte ühelgi nagu mööda minna. Et kui teil on vaja olnud midagi siin pikemat aega lõpetada, te pole selleks kas jõudu leidnud, pole sobivat aega leidnud mõne asja lõpetamiseks, mis teid enam ei teeni, aga te nagu olete edasi lükanud, siis võib-olla nüüd oleks sellel aastal õige aeg seda teha. Samamoodi on ka alustamisega. Et kui te olete pikalt midagi plaaninud alustada, teil võib olla mõni hea idee, aga te pole tahtnud või pole leidnud aega või pole olnud julgust seda hakata teostama, siis nüüd võib-olla on sellel aastal õige aeg sellega algust teha. Et kasutage ära kõik need võimalused, mida see aasta, kus te ise olete sündinud, teile pakub, võtke kõik vastu. Ja just, ja siis tulebki teil ka väga tore aasta. Et ma soovin teile kõigile imelist tulihobuse aastat ja soovin ka seda nädalat teile tarku otsuseid, ärge kartke uusi alguseid, et selleks, et uus saaks alata, peabki midagi vana ära lõppema. Kaitske oma seisukohti, võtke julgus kokku ja kaitske oma seisukohti ja kõik saab kõige paremasse korda. Te ei pea millegi pärast muretsema. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.